CF Moto Toinnan MTX nüüd kohal. Kas lõpuks on täitunud üks kaua oodatud unistus? Jah, et mitte ainult võib-olla ka meie unistus, vaid väga paljud siis adventure sõitjate unistus ka. Et ratas oli tegelikult ülipopulaarne juba enne, kui esimesed ühikud juba tehasest liikuma hakkasid. See ratas sai kokku eile ja registrisse sai ta eile õhtuks. Ja ega meil pikalt midagi oodata ei olegi selles suhtes, et nüüd oleme siin Uniküla ilusas parkmetsas ja juba testime teda. Ja testimise jaoks te ei ole ka läinud mitte lihtsat teed, vaid võtnud ikkagi korraliku oma ala tipu. Jah, et täna on meil külas Soome juurtega Tallinnas resideeruv Petri Suuronen, kes on siis ajakirja Paik peatoimetaja, mis on siis Soomes kõige populaarsem mootorratta ajakiri. Ja tema on väga suure kogemuse pagasiga ka. On testinud ära ilmselt kõik mootorrattad, millega avalikel teedel ja ka mitte avalikel teedel sõita saab. Ehk siis Petri annab meile ja meie klientidele ka tänasest päevast ühe korraliku ülevaate kindlasti. Kui olete tuttav 800 MTX-iga, niin se on nagu 800 MTX steroidiga. Tegemist uue CF Moto mootorrattaste maailma siis lipulaevaga ja täitsa uus jõujaam, 946 kuupi kahesilindriline mootor, millel on siis 111 hobujõudu. Mis on tänaseks tuttav, on see välimus, aga ka sellele me oleme nii-öelda oma niši andnud, et tellisime ainult neid värve, mida siis 800 MTX-il ei olnud. Ja väga suured uuendused on pehmem vedrustus, lihtsamini reguleeritavam vedrustus, aga ka uus display, millel on siis ainult kuju sama, aga sisu on uus. Ta on nüüd mitmetuumaline ja on tal palju rohkem funktsioone, ta on palju sujuvam ja kui ma räägin, et on palju rohkem funktsioone, siis räägime CarPlayst, räägime Motoplayst. Dashboard se on yli paljon parem. Vana oli natuke keerullinen. Siinä kõik on loogillinen ja se on ka puudutamisen töötab, että se on väga ilus. Ja muidu siis jõud on sellisen ratta jaoks enam kuin piisavalt. Kellele see rattas mõeldud on? Siis kui soovit kruusateel reisida, että matkama kruusateel kui on sinulle tuttav, meeldib teet hea ratas ja siis väga maastikus sõidab ka päris okei. Se on suur, natuke raske maastikusõiduks, aga saab väga hästi hakkama. Me käisime ka linna vahel selle mootorrattaga, kuidas ta seal käitub? Siis midagi probleeme, että se on väga rahulik ja meeldiv sõita linna vahel, että ei midagi probleeme. Mis selle ratta hinnasildi peale kirjutatakse? Selle ratta hinnaks, terve selle paketi hinnaks 10 490 €. Mis oleme ausad, on ju tegelikult väga hea hind. Ta on väga konkureeriv mudel tavapärasest siis soodsama hinnaga võrreldes siis oma konkurentidega. Kui sa ütlesid, et juba esimesed omanikud hakkavad oma rattaid kohe kätte saama, kas nimekiri on lukus või kellel huvi saab ikkagi endale osta? Nimekiri lukus veel ei ole ja kindlasti, kellel on tänaseks huvi uurida oma kohalikult CF Moto edasimüüjalt demosõidu võimalust ja kindlasti anda märku oma huvist, et saab neid rattaid on täna olemas, tuleb veel juurde ja kindlasti kõik huvilised või ostuhuvilised saavad selle endale ka soetada. Te olete väga palju proovinud erinevaid mootorrattaid. Mis hinde te uuele CF Moto 1000 MTX-ile annate?
Se on suurepäräisen huvittav. Se ei ole 100% valmis täielik. Et siinä on väikseitä asiat saaks tehdä paremmin, aga se on väga huvittav ratas ja se on 800 MTXistä väga suur samm edasi. Et mä arvan, että kyllä leidab paljon sõpru sel aastal ja ka järgmisel aastal. Se on ollut huvittav nähdä. CF Moto on yksi parimattest oma arenkuseka Hiina moottorattabrändestä. Että ne tekevät oikeasti oma asiat, mitte enam kopieri. Siis siinä möttässä selle tsiklikaa CF Moto on kyllä teerajaja. Selge on see, et me praeguses loos kõiki neid detaile ja nüansse ei jõua lahti harutada, aga kellel huvi, siis kindlasti kuskilt saab ju lisainfot uurida. Jah, palume kõiki huvilisi uudistama cfmoto.ee või Facebookist CF Moto Estonia.